Tere tulemast QLA 20. podcasti saatesse ja QLA podcastis me räägime kõigest, mis on seotud võitmisega siis nii eraelus kui ka äris. Ja räägime päevakajalistel trendikatel teemadel investeerimisest, rahast, isegi spordist tihti räägime ja eriti meeldib meile rääkida külalistest, kes meil siin käivad, mis on nende lood, kuidas nad elus võidavad ja igasugustest muudest asjadest ka. Ja minu kõrval kaassaatejuht Samuel Voolaid. Tervitus. Mina Kristoffer Voolaid ja meil on täna külas Jaagup Tuisk. Tervist. Jaa, väga lahe. Tore näha teid. Jaa, aitäh, et sa tulid ka. Iga tahes. Ja kes ei tea siis, kes Jaagup Tuisk on, siis Jaagup on tegelikult mees mitmel rindel võiks öelda. Ta on produtsent, ta on muusik, ta on näitleja, ta on showmees, ta on influencer, ta on YouTuber, you name it. Aga mina mäletan sinust meie ühte esimest vestlust, sa olid 13-aastane. Nii, mina ei mäleta seda, jah. Sa olid 13 ja minu arust mina mängisin gitarri samal ajal vist flamencot või midagi. Siis me olime ühes muusikali selles backstage'i ruumis, siis me lihtsalt rääkisime juttu, hakkasime rääkima. Nii. Ja siis sa just ütlesid, et mul tuleb see 2,5 meest, tuleb nüüd see saade. Ja siis ma olin mingi vau, et vana sa oled, vaat enamus olid mingi 16, 17, 18. Ma olen 13, ma olen mingi what? Ma olin ikka väga väike ja mingi väike chubby voice oli, noh. Aga siis nagu see, justkui see kõik see teleshowd ja muud asjad hakkas järjest rohkem veerema. Ma mäletan siis, kui sa esimest korda tegid ka selle ühe muusikavideo, mida sa presenteerisid siis Kino Kosmoses. Et see oli ka väga jaa. Nii et sa oled väga palju erinevaid asja teinud ja sellepärast ma kutsusin siia, sest ma arvan, et sa oled üks hea näide noorest inimesest, kes on elujõudu ja tahtejõudu täis ja kes on ära õppinud võib-olla isegi selle võitmise valemi, kus igapäevaselt võita maailmas. Et aitäh, sa tulid. No, kas ma nüüd seda just ära õppinud olen, aga jaa, igatahes mul on hea meel siin olla, jaa. Aga ma mõtlesin, ma küsin esimese küsimuse ka, et kuidas sinu üldse igapäeva elu siuke päev välja näeb või mida sa teed? Sa teed nii palju erinevaid asju. Jaa, noh, ma ei teagi, ega mul sellist väga rutiinset nagu päeva üldiselt ei ole, et see täiesti oleneb sellest, et mis projektid või tegemised on, eks ole, käsil. Aga noh, tihti see hõlmabki ülikoolis ma ju tegelikult ka käin, TalTechis õpin ärirahandust ja seega ongi jagan oma aega nagu niimoodi, et osati keskendun ülikoolile, eks ole, ja samal ajal ka kogu siis oma muusikakarjäärile ja lisaks siis ükskõik mis teleprojektid või mingid show lavastamise projektid, kui ma kellegi teises showd siis lavastan või siis mis iganes, jah. Et see on täiesti nagu nii ühest äärmusest teise käivad need perioodid, noh. Kas sa tunned, et elu on justkui siuke nagu tornaado, mille keskes sa kogu aeg nagu navigeerid või siuke torm või pigem ta on siuke, et hei, mul on nagu siuke vahepeal on nagu tormised, vahepeal on siuke hästi rahulik, et no, mulle tegelikult ilgelt nagu meeldib see, kui mul on hästi palju teha. Et ma üldse ei kannata seda, kui mul ei ole mitte midagi teha, nagu ma neid perioode vihkan nagu kõige rohkem. Et mul on vaja kogu aeg, et oleks millegagi nokitseda või et aju kogu aeg nagu ragiseks. Ja siis tihti ma võtan endale ka nagu liiga palju asju tihti peale, eks ole. Ja siis ma natuke olengi selle keskel, et proovin hoida seda fookust, eks ole. Ja mul ongi periooditi täiesti, et ühest küljest see on hea, teist küljest halb, et ongi, et mingi periood ma keskendun enda mussile rohkem, eks ole, kus ongi kirjutan, produtseerin mussi, aga siis paratamatult tulevad mingid uued projektid, näiteks mingid kellegi teise muusikavideod teen või nii-öelda lavastan mingeid lavashowsid, siis jälle, eks ole, fookus tõmbub enda mussilt kõrvale ja läheb nagu sinna. Ja siis tuleb mingi filmiprojekt ja siis tuleb mingi teleprojekt, et nagu, et üheti see on ka nagu halb, sest ma tahaks tegelikult, sul on, eks ole, 100% fookust, mis sa saad nagu ära jagada oma tegemiste peale. Ja paratamatult, kui neid asju on, eks ole, palju, siis see fookus nagu hajub. Et kui sa suudad hoida fookus selle ühe asja peal ja ongi sellega nagu 100% tegutseda, eks ole, ja anda nagu siis endast kõik just sellele asjale, siis
siis sa võib-olla jõuad kaugemale kui see, et sa teed kõike, vaata, proovid korraga teha. Nii ma olengi üritanud jah, et kuidagi oma viimasel ajal just oma fookust nagu tõmmata just nagu keskemale poole ka, et just keskenduda enda nüüd mussile uuesti ja enda sellele karjäärile. Väga lahe. Et selles nagu etapis, et rohkem enda selliste ootuste mõttes nagu kvaliteeti, kui ma olen, siis ma teen selle nagu enda jaoks võimalikult hästi ja siis ma võtan mingeid muid ja muid. Ja, versus see on ju, et mul on nii-öelda kalender on igast asju täis ja siis võib-olla mingeid asju nagu kvaliteet kannatab, on ju, kindlasti. Just, jaa, täpselt. Kindlasti. Ja seda ma kindlasti ei soovi, jah. Tavai. Mina küsiks niimoodi sult ära, et väga palju lauljaid, on ju, laulavad, teevad ka mussi, aga mis sinu puhul on ju eriline, on see, et sa teed igast muusikavideosi ka sinna kõrvale, nii endale kui teistele. Kust kohast sul üldse nagu tekkis see, et kogu see videotööstus ja kogu see, mis toimub nagu kaamera taga ja kõik see osa ka, et seda nagu ka väga hästi õpid, et kust nagu see huvi tuli, et kas see tuligi koos nagu selle natukene nagu juba noore poisina lauldes ja nähes, mis nagu toimub ja seal Luku Suviste nendega hakkasid päris noorelt neid tuuridel käima, on ju, et kus sul nagu see tuli? No see on üldse, ütleme pikem lugu selles mõttes, et no ma olingi, mu esimene teledebüüt nii-öelda oli siis, kui ma olin vist esimeses klassis ja oli selline saade nagu Eesti Talent, eks ole. Ja no see, mis ma seal otse... 2010, jah? See oli vist äkki 2010. Ja, 2010 või mingi siuke ja igatahes kuskil esimeses teises klassis ma olin ja ma juba siis teadsin, mulle meeldib esineda ja mulle ilgelt meeldib tähelepanu, eks ole, ja ma olin alati koolis ka see toots sellepärast, et oligi lapsena vaata, kui sul on mingi tähelepanu vajadus ka, siis sa ei oska seda nagu õigesti kasutada või nii-öelda tulla toime sellega võib-olla. Aga igatahes olin siis teles ja sain rohkem tähelepanu ja nagu ikka siis inimesed tihti, kui keegi saab rohkem tähelepanu, lähevad seal ümber kadedaks. Ja eks minuga juhtus ka see eriti laste seas, eks ole, et oligi mingid vanemate klasside õpilased hakkasid mingid kommentaare tegema ja põhimõtteliselt kiusama, eks ole. Ja mul tõmbaski see kuidagi, eks ma olin noor ja loll ka ja ma lasin sellel nagu ennast nii palju mõjutada, et ma paar aastat ei tahtnud nagu põhimõtteliselt peaaegu üldse nagu lava peal esineda või nii-öelda nagu show'd teha, sellepärast, et ma pelgasin seda mingit negatiivsust ja seda kiusamist, eks ole. Ja ühest küljest oli see jällegi selles mõttes tagasi vaadates praegu oli see nagu hea selles mõttes, et sellel perioodil, kuna ma laulmisega siis nii palju ei tegelenud, siis mul tekkisidki mingid muud huvid sinna kõrvale, eks ole. Et ma käisin ühes näiteringis, kus me tegime suviti mingeid filme, just mingid muusikalifilmid või mis iganes, eks ole. Ja vist selle perioodi nagu vältel mul tekkiski just huvi nagu filminduse vastu ja kogu selle filmimaailma vastu. Ja mul eesmärk ei olnud absoluutselt see, et ma nüüd hakkaks endale muusikavideoid tegema või sellel hetkel, eks ole, see ei olnud üldse nagu, mu peast ei käinud läbi. Ja see muusikavideoteni ma jõudsingi siis kuidagi ausalt öeldes paar aastat hiljem, kui mul oli küsimus oli see, et okei, ma tean, et mul on nagu selline nagu lauluhääl, eks ole, olemas ja mul on nagu tahe esineda. Ja siis oligi küsimus, et kuidas ma pääseksin nüüd pildile. Et kuidas ma jõuaksin nagu inimesteni, et ma võin ju mingit enda mussi kirjutada ja lasta välja, aga ma ei uskunud, et see väga kohe niimoodi jõuaks, eks ole, et mul oli mingit impacti vaja nagu luua. Ja siis ma jõudsingi selle kontseptsioonini, mida on ju varem ka Eestis tehtud, aga just võtsin sellised maailma nagu hit-pop lood sellel hetkel. Ja kirjutasin need, siis tõlkisin need eestikeelseks ümber, produtseerisin need enda kodustuudios, eks ole, mängisin mingid pillid sisse, salvestasin samamoodi mikriga enda kodustuudios sisse
ja siis oligi, siis ma jõudsingi esimest korda nagu muusikavideoteni, sest ma teadsin, et selleks hetkeks mul oli ka olemas nagu see oskus, et noh, ma olin teinud mingeid lühifilme, eks ole, ja ma olin selle filmindusega nagu tegelenud ja ma teadsin, et mul on need oskused olemas, et nagu tegelikult endale see muusikavideo nagu ise teha. Et siis noh, mis iganes monteerida ja kutsusin lihtsalt mingi sõbra appi filmima, eks ole. Ja siis hakkas sealt minu nii-öelda muusikavideote karjääri osa sai ka nagu alguse. Ja sellega ma jõuangi tegelikult selle nagu motoni, mis mul üks sellistest õppetundidest või jah, nii-öelda siis motodest, mis ma olen nagu elus õppinud, on see, et tuleb nagu ohjad enda kätte haarata ja seda just selles mõttes, et noh, mul oli ka, et ma olingi mingi 13-14, eks ole, ja mul oli hea hääl. Ma alguses jäin ootama. Ma jäin ootama, et okei, et mul on see hääl olemas, aga et kes nüüd tuleb, kirjutab mulle laulud, kes filmib videod, kes maksab kõik kinni, nii edasi, eks ole. Ja siis ma sain aru, et keegi ei tule. Et keegi ei tule mulle appi, vaata. Ja ma saingi aru, et ma pean ise kätte võtma. Seega mul on alati olnud alates sellest ajast peale, mul on olnud nagu see mindset, et kui vähegi saad, siis tee ise kõik ära, vaata. Esiteks, et see on tasuta, kui sul ei ole, eks ole, kellelegi maksta. See on tasuta, sa kasutad enda tööjõudu, eks ole. Teiseks, sina oled nagu rohkem motiveeritud kui ükskõik keegi teine, vaata, sinu asja tegema. Seega sina teed alati nagu selle võimaliku üldse maksimumi, mis sa tahad ja mis sa näed, et see visioon võiks olla, eks ole. Seega tulebki need ohjad nagu enda kätte haarata ja ma võtsingi YouTube'i lahti, kirjutasin, et how to produce ja kogu ka minu filmindusteadmised, eks ole, filminduse alased teadmised. Kõik YouTube'ist lihtsalt. Tänu sellele, et ma lihtsalt ise ilgelt nagu fännasin, vaatasin neid videoid, tegin mingeid lühifilme, nagu sain mingeid kogemusi järjest. Ja siis järk-järgult see muusikavideote värk ka nagu et see on mega, et mul on nüüd nagu võimalus, et selle hetkel ma ei oleks kunagi ju ette isegi osanud tunnistada, et mul on võimalus olla nagu näiteks režissöör kellegi teiste muusikavideotel või nii-öelda lavastada teiste muusikavideoid ja eriti nagu nii profide ja ägedate inimestega koos. Ma mäletan, et kui ma esimese oma selle peegelkaamera nagu sain, mis maksis mingi 3 sotti, eks ole, siis ma olin nagu nii sillas ja siis samal ajal ma vaatasingi neid YouTube'i kanaleid ja nad tegid nagu nii ägedate profi mingi kaamerate ja lensidega. Ma olen ilge nagu mingi nagu siis tehnikafriik ka, eks ole. Et ma nagu tean nagu kõiki spetsiifiliselt nagu seda tehnikat ja ilgelt nagu fännasin seda ja ma mäletan, kui mu esimene nii-öelda suurem muusikavideo oli siis tegelikult oli see Legendid oma loos, aga ütleme selline muusikavideo, kus ma sain mingi profi tehnikaga ja olid reaalselt nagu industry profid, Eesti profid olid nagu mul võtteplatsil abil ja aitasid minu musavideot teha. Siis ja võtsid selle Arri Alexa nagu kaamera, mis maksab mingi 50 kilo, eks ole, see kere, võtsid selle välja ja siis ma olin mingi šokis lihtsalt. Et ilgelt nagu fännasin ja sel hetkel ma mõtlesin ka, et fuck, et väga äge, et ma tegelikult ju alles mingi 5 aastat tagasi üldse alustasin sellega ja et nüüd mul selleks, et kui ma olen 18, mul on tegelikult võimalus nagu nii ägedate inimeste ja nagu võimaluste keskel olla. Väga äge story. Jaa, see nagu jumala huvitav, et ma panin omale eesmärgi või nagu kujutasin ette, kuidas mu elu võiks nagu välja näha, mis ma teha tahan ja nii edasi. Kas sa paned nagu neid eesmärke kirja, kas sa teed mingid vision board'e, sa visualiseerid mingeid asju või pigem on see, et hei, ma vaatan flow pealt nagu, et mis tuleb? No jah, ma tean seda soovitust küll, et on nagu mõistlik kirja panna oma need eesmärgid ja ma olen seda teinud küll. Aga ega ma peale seda, kui ma selle ära olen teinud, ega ma hiljem ei ole nagu sinna tagasi nagu jõudnud või seda listi nagu enam uuesti lahti teinud. Aga ütleme, et selles on muidugi point, et visualiseerida või kirjutada endale nagu üles kindlalt need nagu eesmärgid ja siis ma arvan, et siis alateadlikult ka, eks ole, sa juba nagu töötad natuke teistpidi, ma arvan, nende poole, kui sul on need nii-öelda välja kirjutatud. Aga ma võiks seda muidugi ise rohkem teha. Näiteks. Ei, igatahes. Aga jaa, see on kindlasti nagu hea nipp. Kuidas sa aru said, et sul see nagu see switch käis, et okei, et ohjad nüüd enda kätte võtta, et nagu ala ja keegi ei tule ja nii edasi, et kas sa olid nagu mingisuguses
emotsionaalselt mingisugune, et kõik on nii fakt, et keegi ei tahagi minuga koostööd teha ja mul on nii palju või pigem oli see, et hei, kuule, näed. Jaa, ei, see ei olnud absoluutselt see, et ma oleks mingi kuidagi masendusse vajanud. Või ja ma arvan, mul otseselt ei käinudki mingit, ma ei tea, kas mul käis nagu nüüd niimoodi hetke pealt, et okei, tuleb vaata. Selle hetkel ma üldse ei mõelnud nagu niimoodi, sest ma olingi ju ma olin lihtsalt noor poiss ja tahtsin nagu oma asja nagu ajada, mida ma ilgelt nagu nautisin, eks ole. Ja siis ma ei tea, ma kuidagi lihtsalt, see ei olnud nüüd see, et ma hakkan nüüd mingite eesmärkide poole püüdlema. Ma arvan, et sellel hetkel oli see, et pagan, et ilgelt tahaks nagu mingit mussi kirjutada ja osata nagu lugusid produtseerida ja või siis lühifilme teha, eks ole, mis iganes. Ja ma lihtsalt õppisingi tegelikult enda jaoks nagu, et mul endal oleks nagu lõbus ja lihtsalt ise nagu ilgelt fännasin seda ka. Kuidas sa üldse inglise keeles võib-olla koopisid nagu kogu sellega, et sul hakkas justkui, kui lihtsalt korraks tagasi minna, hakkas nagu see talendisaade, mis sa mainisid, on ju, teised ju näevad telekast sind, hakkas mingisugune kiusamine ja nii edasi, on ju, et järjest rohkem tähelepanu. Täiskasvanuna võib-olla, kui mingitel inimestel on mingi arvamus, on nagu lihtsam, et mul on savi, ma eiran, on ju. Aga noore kutina on nagu eriti, et sul on ülitähtis see, mis teised inimesed sinust arvavad, on ju. Ja. Kas sa õppisid seda kuidagi maha suruma lihtsalt või kuidas see protsess sul nagu noore kutina käis kõik? No mul on see, et teiste arvamusest nagu hoolimine, see on mul nagu olnud kindlasti alati probleemiks. Selles mõttes probleemiks, et ma olingi 16 aastane, kui ma olin Superstaari saates ka, eks ole. Ja siis ega mul oli samamoodi, et sellel hetkel ka ma ikka nagu ilgelt mind nagu huvitas see, mida teised nagu arvasid minust, eks ole, ja ma kuidagi üritasingi nagu selle baasil nagu teha oma otsuseid, et mis nagu ma arvasin, et mis teistele vaata meeldiks, kas või saatesse nagu mingi lugude valimine, eks ole, et mis lugusid saates esitad. Et sellel hetkel ma pigem, sest ülipalju input'e tuli ka, et mida sa peaks valima saatetiimi poolt ja nii edasi ja siis sõprade poolt ja igalt poolt tuli nagu erineid nii-öelda soovitusi ka, mida ma peaks laulma ja siis lõpuks ma olingi nagu selle keskel, ma ei tea, mis teha, eks ole. Ja ma kuidagi valisin siis lõpuks selle, mis ma arvasin, mis teistele meeldib. Aga nüüdseks mu mindset on täiesti muutunud, ma olen vaat selles uues saates ka Tähtede täht, mis on Kanal 2 ja samamoodi selles saates me peame, eks ole, valima lugusid, mida esitada eri žanrites. Ja nüüd mul on täiesti mindset see, et ma võtan lihtsalt reaalselt võtan nagu lood, mida ma tunnen, et ma ise nagu ilgelt nagu fännan ja millega mul tekib kohe siuke õhin nagu sisse, et äkki ma tahan nagu seda laval esitada, vaata, et ma juba ootan, et ma saaks seda laval esitada. Ja selle teiste arvamusest, selles mõttes ei mõtle nagu üldse, eks ole. Aga see on kindlasti nagu asi, millega ma olen pidanud enda kallal nagu töötama, et nii-öelda teiste arvamusest nagu vähem nagu hoolida. Ja mind aitas ilgelt üks raamat just sellega, mis on, et The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja ilgelt hea raamat oli ja kuidagi aitas mul seda mindseti nagu õigesse kohta nagu klikata. Et ongi tähtis, muidugi peab nagu kuulama kriitikat ja peab kuulama nagu just nagu oma selle siseringi, eks ole, nagu ausad kriitikat, sest need on need inimesed, kes tahavad sulle nagu head tegelikult, eks ole. Aga kõik, mis jääb sellest ringist välja, on tegelikult lihtsalt mingi müra, eks ole, et nagu sul on mingi kindel arv nagu fuck'e, mis sa saad elus anda ja kui sa hakkad neid fuck'e laiali jagama nagu igale mingile inimesele, eks ole, kes ei ole su tegelikult nagu lähedane sõber või keda sa tegelikult ei usalda. Siis sa ise nagu oled üks hetk lihtsalt fuckidest tühine. Et see on siuke põnev nagu nii-öelda analoog sellele, aga jaa. Ja mul tekkis kohe see, et enamus ju tegelikult sportlastel, superstaaridel, kes vähegi kas siis noorena või ikkagi teismelise eas jõuavad päris kaugele. Palju sa tunned, et sa pidid nagu ohverdama, et justkui selle asemel, et võib-olla teha nagu neid asju, mida nagu enamus inimesed tegid, mida tihtipeale nagu tahetakse ka noore inimesena teha, et ei taheta nagu missida out'i,
olid sa see, et aga mis sa mõtled täpselt, et ohverdame seal võib-olla seda, mis paljudel tuleb ja mis isegi rikub karjääri ära, on see, et ma lähen sinna peole, ma lähen sinna ja ma käin väljas ja annan kõikidele tähelepanu ja teen neid kõiki asju, aga ma olen siis nagu maadlus mõttes võib-olla matil või siis muusika mõttes, et ma istun stuudios nagu. Ma olen 15, 16, 17 aastane kutt ja lihtsalt work nagu. Tõsi, aga ma ei saa öelda, aga vähemalt mulle endale küll ei tundu, et ma oleks üldse millestki nagu selles mõttes ilma jäänud. Ja just selles mõttes, et ega ma ei ohverdan nagu midagi, et ma nagu nautsin oma teismelise elu ikkagi täiel rinnal ka ja käisin pidudel ja nautsin selles mõttes, et ma ei jätnud nagu midagi tegemata. Aga ma lihtsalt ma ei tea, mu nii-öelda siis nagu muusikaga, ma ei tea, vähemalt mulle on tundunud, et ma olen kõigega ikka saanud nagu samal ajal tegeleda ja ma pigem võtangi alati pigem nagu palju asju endale ja pigem nagu hustle'in siis, et nagu kõike jõuda versus see, et ma pean midagi nagu ära ütlema, kas või mingist peost nagu ära öelda või mis iganes, et ma pigem ma tahan nagu kõike teha. Ja pigem lihtsalt siis hustle'in ja proovin nagu kõik järjest nagu ära tampida nagu. Omnipresence. Meile meeldib. Kõik on võimalik. Kui palju sa nagu võtad siis keskkonna, kus üles kasvasid, oma vanemad, vanavanemad, võib-olla lapsepõlve sõbrad versus siis su enda tahe. Kumb sind nagu rohkem push'is, kumb sind rohkem nagu suunas? Ei ikkagi mu enda tahe, et kogu see keskkond on muidugi nagu tähtis ja mu vanemad on olnud alati mega supportive nagu ükskõik, mis ma nagu valin või mis ma nagu otsustan või tahan teha. Aga see tahe ja see drive on kindlasti mu seest endast tulnud, sest ma arvan ka seda, et kui sul enda seda drive ei ole ja keegi teine üritab sind push ida, siis see hakkab ülikiirelt nagu vastu. Ükskõik millega, et mulle ei meeldinud kunagi või noorena mulle ei meeldinud nagu joosta ega väga nagu trenni ka teha või mingi papsi või mingi suusatamas käia, eks ole, või ongi mingi trenni teha. Eks ma olen siuke chubby poiss ka väiksena, võib-olla selle pärast mulle ei meeldinud. aga eks see oli see, et oligi, et teised nagu, kas siis nagu vanemad või mis iganes õpetajad, treenerid või kui keegi pushib sulle neid asju peale, siis mul hakkas ülikiirelt vaata vastu. Aga nüüd, kui ma olen leidnud selle, eriti jooksmine nagu, aga nüüd, kui ma olen nagu enda seest leidnud ise selle tahte ja selle drive'i, eks ole, siis ma väga naudin jooksmist. Ma jooksen nagu mitu korda nädalas, eks ole. Väga naudin trenni nagu, et nüüd, kui ma olen nagu endas selle nagu tahtmise leidnud, eks ole, et nüüd on see nii palju nagu nauditavam ja ma tean, et ma teen seda enda jaoks, mitte selle pärast, et keegi teine käsib. Samastun jah. Sama kuidagi, ma ei tea, kas see oli meie vanaisast, et vanaisa oli selline nagu karmi käega justkui, et mina ütlen ja lähme ja teeme ja te teete ja ma vaatan vormelit on ja te elate puid ja ma vaatan vormelit. Et kuidagi sarnane efekt tekkis. Aga ega mul on, kas ütleme, hariduse poolest on kindlasti sama näiteks mu vanaemaga. Mu vanaema on eluaegne selline väga-väga hea pedagoog olnud ja väga tunnustatud nagu õpetaja. Ja temalt ma olen kindlasti ka seda õppinud, et haridus nagu on väga tähtis ja et tänu temale ma olen ka kindlasti nii-öelda siis oma koolitükke paremini teinud. No jah, põhimõtteliselt jah. Kogu selle virvarri kõrvalt on ju. Jah, aga mul on ikka alati põhimõtteliselt, mul on alati nagu tegelikult on nagu ikkagi kool meeldinud ka, sest võib-olla ongi tänu sellele, et mu vanaema juba üliväiksest peale enne kooli vaata, või kõikide lastega ta teeb niimoodi, et nüüd on täpselt uued peale tulemas ja teeb uutega täpselt ka just hakkavad kooli minema, et enne kooli juba vaata õpetab, et tal on mingid enda nipid vaata ja nagu nii edasi, et tänu temale ma arvan, mul on nagu tegelikult õppimine ja haridus on nagu meeldinud ka. Ehk siis tegelikult me just rääkisime Tiiduga samamoodi, et rääkisime korraks sellest laste kasvatamisest, et kus see nagu piir vaata tuleb, on ju, et üks asi on see, et tihtipeale me siis vanemad tahavad ikka oma lapsi suunata, on ju, aga teisest küljest, et ma laseks tal siis võimalikult palju nagu kasvada ja teha seda, mida tema tahab.
aga teisest küljest mõnikord, kui nagu laps midagi teha ei taha, mis siis saab, on ju. Ja siis on tekkis. Ja ma tean, et sa oled ju vähemalt olen niimoodi aru saanud, et sa oled oma isaga päris lähedal, käid ju lauatamas igast asju koos tegemas, on ju. Kui palju tema sind üldse kogu selles muusikavärgis nagu suunas, sest et ta ju pere ikkagi, ma eeldan, et vähemalt kui sa olid seal keskkool ja teismeline, pidi päris palju toetama, kui sa tahtsid igasuguseid asju omale saada, on ju, selles mõttes, et... Eks, no selles mõttes, et paps on mul kindlasti olnud väga suureks eeskujuks, noh, igat pidi ka väga palju just selles osas, et just see ettevõtlik pool ja noh, sest mu paps oli ju tegelikult kunagi puudeõpetaja nagu siis vene ajal, eks ole. Ja siis üks hetk oli jälle katiti seal palka, eks ole. Ja siis ta ütles, et okei, nüüd on cancel, vaata, et ma ei saa oma pere supportida enam. Ja siis hakkas alguses vedama mingit kaupa nagu Soome ja Rootsi vahet ise nagu rekkajuhina, eks ole. Siis lõi mingi networki endale, mingid kontaktid, eks ole. Ja siis alustas enda nagu laotehnika põhimõtteliselt ettevõtet, millega noh, ongi ja nüüd ta on selle suure ettevõtte juht, eks ole. Et kuidagi paps on mulle kindlasti olnud alati väga-väga suureks eeskujuks ja sellepärast ma tõenäoliselt ka läksin nagu majandust praegu õppima ja sest sellepärast mind nagu see külg ja see pool kõik ka nagu väga huvitab. Ja noh, muusika osas, et muidugi nad on pidanud nagu mind toetama ühest küljest, aga noh, see ei ole nagu, see on ikkagi, noh, ma ei tea, rahalises mõttes ma ütleksin selles mõttes minimaalselt, et kuna mul ongi olnud lihtsalt see, et ma pigem olen õppinud alati kõik need asjad nagu ise ära, noh võimalikult palju ma teen vaata ise ära, seega kõik need asjad, näiteks ongi mingi muusikavideoid välja anda, kõik need asjad, milles sa muidu peaksid maksma kellelegi teisele, vaata mis iganes monteerimised, tehnika, filmimised, noh et ma olen alati pigem olnud selle mindsetiga, et ma pigem räägin ja motiveerin kõik need inimesed, et nad tahaksid minuga koos seda teha. Mingi, noh, kas siis tasuta või mingi sümboolsete summade eest, eks ole. Ja pigem nagu motiveerin neid ja saan nad kuidagi endaga kampa. Ja ongi kõik, mis ma vähegi saan ise ära teha, ma teen ise ära. Sisuliselt tegelikult teed müügitööd põhimõtteliselt, et müügitöö justkui, et ma saan... Jaa, mingil määr kindlasti. Vaata sama video, mis sa enne teed välja, et see Legendid oma loos, mis oli ka, või noh, üks minu esimesi selliseid suurimaid, no tõenäoliselt üks kõige suuremaid muusikavideoprojekte, mis mul on olnud. Sest seal oligi ju mingi, noh, ligi nagu 100 noort lõi kaasa, mingi 80 tantsijat, eks ole, ja suur tiim ja mingid, et noh, ja selle kogu muusikavideo budget ja lõpuks meil alla 1000, mis on nagu, noh, sest kõik need tantsijad, vaata, ma ongi nagu motiveerisin nad endaga kampa tegema midagi suurejoonelist ja midagi ägedat, mida noored Eestis ei ole varem teinud, eks ole. Ja noh, et samamoodi meil kõige suurem kulu vist oligi lõppude lõpuks selle trammi rent, mis oli nagu, noh, sellest ei saanud kuidagi kõrvale, eks ole. Et ja samamoodi vist isegi ma rääkisin nagu tehnika, rääkisin meile tasuta nagu tegelikult kokku lihtsalt selle pealt, et me oleme sellised ägedad noored ja et teeme sükest ägedat suurt projekti, et äkki saate toetada ja saab. Ja ongi, et ma ei võta nagu peaaegu mitte kunagi, ma ei võta nagu eid vastuseks või alati, ma olen ise ka mõelnud seda, et alati kui mingi nagu probleem nagu tekib või mingi jama, siis mu aju, ma ei tea, kas see on kõigil nii, aga et aju kohe klikkab nagu sinna nagu problem solver mode'i, vaata, et okei, mis on lahendus, vaata. Ei kõigil kindlasti, nii ei ole. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, võib-olla. Paljud jah, jäävad ikkagi sinna nagu abitusse. Jaa, mis ma teen? Ja võib-olla jah. Ma kohe hakkan lahendustele mõtlema ja põhimõtteliselt mul läheb ikka nii-öelda siis väga pikalt läheb aega enne, kui ma mingi eiga nagu nõustun või väga ekstreemne mingi olukord peab olema, kui ma nagu mingi eiga, selles mõttes nagu nõustun, et ma pigem alati nagu üritan ja pushin veel edasi ja proovin nagu või siis mõtlengi kohe mingi alternatiivi, mingi lahenduse nagu kõrvale, eks ole.
see on hea kirjeldus, et ma võtan midagi ette, ma olen ettevõtja põhimõtteliselt, et sa võtad väga palju ette, tegelikult võikski öelda, et sa oled pigem juba ettevõte kui bränd, kui ettevõtja, kes seda siis juhib, CEO, kes teab neid igasuguseid erinevaid aspekte ja siis lahendab justkui probleeme nende kõikide asjade. See on nagu väga lahe näha. Sa mainisid majandus ja raha. Meil alati meeldib küsida, et kuna me oleme ju tegutseme finantsmaailmas ka, et siis mida raha üldse sinu jaoks tähendab? Kuidas sa vaatled seda, kuidas sa mõtled sellest ja kuidas sa kasutad seda enda jaoks? Hea küsimus. Kuidas ma raha võtan? Ma ei tea, raha võtan kui vajalikku ressurssi. et ma ei teagi, ma ei teagi, kuidas sina raha võtad? Mis sinu vastus sellele küsimusele oleks? No, lühike või pikk vastus? No, lühike. No, lühike vastus, ma võtan kaheti. Ühest küljest ma võtan seda kui energiana. Energia, kõik on minu arvates justkui energia on ju. Et ta on üks viis võnke sagedus on ju lihtsalt. Okay. Aga teisest küljest, kui võtan nüüd see materiaalne pool, siis ma olen vist varem ka seda öelnud, justkui sõdureid või selliste töömeest või abiriista või ka ressurss, aga ma saan, kui see ressurss ei ringle nagu vesi, või nagu veri pumpab kehas, siis ta läheb roiskuma. Seda küll. Jah, et ma võtan seda niimoodi, et see asi peab kogu aeg nagu ringi käima ja sellega just tooma teistele rohkem rikkust ja väärtust. Täna näiteks, teeme newsletterit ka, on ju, iga neljapäev. Ma kirjutasin Elvisest. Siis ma vaatasin Elvise filmi. Aga huvitav oli see, et Elvis tegi heategevust ilma, et keegi teadis, et ta seda tegi. Kogu aeg andis teistele inimestele, tegi kogu aeg sõpradele, tegi mingisuguseid evente ja rentis mingisuguseid, ma ei tea, lõbustusparke neile välja ja käisid möllamas seal. Ja samal ajal mingi suvaliselt naine vaatas poes Cadillac'i või mida iganes, selle end läks poodi, ostis talle auto. Et selle koha pealt ma vaatan nagu raha ka seda, et kui palju ma saan sellega teistele siis tagasi luua või väärtust luua. Jah, igatahes. See on minu vastus. Jah, ma olengi nõus, et jah, see on väga nagu ilusasti öeldud ka, et see on nii-öelda jah, töövahend, millega luua mingit nagu väärtust iseendale ja ka teistele kindlasti. Ja ma arvan, et see ongi kõige parem definitsioon. Võib-olla jah, et see ongi nagu, et mul on nagu erinevalt olnud elus periood, et ma mäletan väga hästi, mul oli vist 22 äkki või? Jah, ma ei tea, kas 22-23 on ju? Ma olen 21. Okei, jah. Et põhimõtteliselt sinu vanuselt ma mäletan, ma töötasin ühes ettevõttes, mul oli 54 senti kontole, mõtlesin, et lõunat küll täna süüa ei saa, et mis ma nüüd teen. Helistan sõbrale, ma olen mingid miljon korda seda lugu rääkinud, aga helistan sõbrale, mis ma teen, ma tegin müügitööd tol hetkel ja mitte midagi selle vastu ei olnud. Ja mulle meeldis seda teha ja helistan sõbrale, sõber ütleb, müü rohkem. Ma ütlen, et davai, aga ma saan 2 nädala pärast ikka palka, et mis ma nüüd teen. Ma ei tea, küsi emalt. Ma ütlesin, et ma ei saa küsida emalt, ma just sain talt mingi 30-40 eurot 3-4 päeva tagasi. Veits häbi oleks nagu küsida, et mis ma siis teen. Ma ei tea, kuidas ma välja figurdasin midagi, aga kuskilt Amazon Prime'ist või midagi tuli mingi nagu money back või mis on ju. Sain kuidagi hakkama, vanaema andis nädalavahetusel lihtsalt niisama. Ja siis ma tegin otsuse, et ma ei ole mitte kunagi enam sellises olukorras, kus ma ei saa omale lõunat osta. Naljakas oli see, et ikka juhtus. Ja siis lõpuks oli see, et Kris, millal sa võtad vastutust, et come on. Ja siis ma sain aru, et ma pean selle nii selgeks saama enda jaoks. Ma pean nii sellega ühel lainel olema, käsi käes käima, ma kannan seda kogu aeg kaasas. Telefon on ju kaasas kogu aeg. Me saame seal läppidest igalt poolt vaadata, on kogu aeg kaasas ja kui me seda hästi ei kohtle, justkui nagu oma elukaaslast, millega ma teen igasuguseid tehinguid, siis tema ka mind hästi ei taha kohelda. Et ma pean nagu lugupidavalt suhtuma temasse, mul ei tohi olla nagu savi sellest, on ju, et vahet ei ole. Aga ma ei pea nagu kitsi ka olema, et jumala eest, et kallis on ja raha ei ole. Muidugi, ma olen ka nõus sellega, et nagu et raha peab nagu käima nagu ringluses ja pole pointi nagu teda, eks ole, nagu selles mõttes hoida ja samas
et raha, ma ei tea, mina kuidagi isiklikult olen ka nagu selles mõttes selle mindsetiga, et raha nagu taha ei tohiks jääda sellega või vähemalt see on nagu eesmärk, mille poole ma püüdlen, eks ole, et mingid unistused või eesmärgid või tegemised või puhkamised, et ma ei taha, et see jääks mingi raha taha, vaata. Et mul oleks nagu, ma tahan luua endale selle võimaluse, et ma saaksin elada niimoodi, et ma ei pea raha pärast nagu muretsema, eks ole. Noh, ja, või noh, ongi finantsiline vabadus, eks ole. Et selle poole ma kindlasti ka töötan. Miks majandus just? Miks see? Miks mitte, ma ei tea, psühholoogia või ma ei tea, kas või BFM või mis iganes? Ja. No loogiline valik mul olekski olnud, eks ole, kas siis minna mingit muusikat õppima või BFM-i, mida ma ka kaalusin. Aga ma kuidagi jõudsin enda jaoks nagu sinna otsusele, et noh, mul ei ole mõtet võib-olla praegu õppima minna mingit asja, millega ma tegelikult igapäevaselt tegelen ja olen juba terve elu tegelenud ja terve elu seda õppinud, eks ole. Et mis ma siis lähen nagu sinna, kindlasti on nagu muidugi palju oleks saanud veel õppida nende asjade kohta ja võib-olla networkimine oleks nagu kõige suurem point olla, et miks minna näiteks mingi BFM-i, sest lihtsalt need kontaktid ja kõik see, mis sa seal lood, on nagu, noh, ongi networking on kõige tähtsam üldse. Aga ma jõudsin sinna, et mul on pigem ma lähen õppima midagi uut ja midagi sellist, mille kohta ma veel palju ei tea, noh, selles mõttes, ja majandus on samas ka nii nagu lai, eks ole, kategooriat, et noh, seda ma kasutan nii filminduses, nii muusikaäris, eks ole. Ja jällegi ka see, et kuna mu paps on mulle nii suur eesmärk ise nagu ettevõtjana, siis mulle see ettevõtlus on hästi nagu südamelähedane ja tulevikus ma kindlasti mingil moel ma kindlasti tahan ka ettevõtlusega nagu tegeleda. Pluss ongi täpselt, et kuidas raha kasutada nagu õigesti, eks ole. Kunagi tundusid mulle, kui enne nagu ülikooli, mulle tundusid nagu aktsiad mingi täielik, mingi müstiline maa ja mingi hirmus mingi asi, eks ole, millest ma ei saa mitte midagi aru. Aga noh, nüüd, eks ole, ongi kindlasti ka tänu ülikoolile ja tänu ägedatele õppejõududele ja et nüüd ma tunnen selles maailmas ennast nagu palju mugavamalt ja ongi, oskan ka lihtsalt nagu rahaga ümberkäimine on noh, üks tähtsamaid asju, eks ole, ongi selle jaoks, et sa saaksid kõike nagu muud, et ma saaksin teha kõiki oma muusikaprojekte, kõiki filmiprojekte. Selleks mul on vaja, et ma oskaksin nagu rahaga ringi käia, et ma oskaksin luua endale need võimalused rahaliselt, eks ole, sest paratamatult nagu raha on asi, mille ümber nagu kõik keerleb tegelikult. Jah, eks see korralik business ole ja ma arvan, et seda oleme ju väga paljudelt ka välismaailma staaridelt, erinevatelt tegelastelt näinud, kui võib-olla ei visata sinna seda pilku peale ja üldse ei osata kasutada, siis kipub kas väga kiiresti kaduma või siis keegi nii-öelda tõmbab nagu noh, konksust või ühesõnaga Pott nahale kõrvuda. Just täpselt. Kes sinu selliseid diile justkui negotiate ib? Või et ütleme nii, et kui sa lähed kuskile esinema või mingeid asju tegema ja nii edasi, siis kas kogu juba noorest peale selle mingisuguse raha poole ja üldse nagu kogu see, oledki sa ise lihtsalt nagu ajaga ära õppinud? Et ütleme nii, et võib-olla noorena on väga raske näiteks teadvustada ka ju, kui ma lähen kuskile esinema, näiteks tasustatakse selle eest, aga et ma teadvustan, et ma võib-olla saan ka nagu õiglast tasu, et võib-olla keegi liiga vähe maksa või mida iganes, et ma oskan enda jaoks mugavad tingimused nagu sõlmida. Igatahes, see on täielik nagu must maa ja ega keegi väga ei räägi ka vaata sellest või omavahel kuidagi ei räägita sellest teemast. Miskipärast see on nagu natuke nagu mingi tabu teema. Natuke nagu on. Aga ega kui ma alustasin ja mind kutsuti esinema, siis ega ongi see paned puht nagu, sest ega ongi selle koha pealt ei oska ju mulle mingit nõu anda, eks ole, kui sa ei tunne seda muusikaindustrit, eks ole. Ja ega ongi suhteliselt nagu puusalt nagu paned neid, ma arvan, et ma panin suht puusalt või keegi kutsus esinema. Ma nagu mõtlesin, ma ei tea, mis tunduks nagu siuke okei summa ja samas on ka see, et mille peale ikka mõtted on ka see, et pagan, et kui ma liiga palju küsin, et siis ma olen ju ahne või nagu tundun nagu ahnena, eks ole.
ja paratamatult see nii on ka, sest noh, nüüd ma olen olukorras, kus mul on, eks ole, management ja nii-öelda nii minu enda label, eks ole, kelle all ma olen. Tiim nagu ümber, on ju? Jah, põhimõtteliselt ja mul ongi otsene manager on Toomas Oljum, kes on lihtsalt ka igatpidi super inimene ja mulle ka suureks nagu eeskujuks kindlasti. Ja Made in Baltics on selle managemendi nimi ja Sony Musicuga on nad siis koostöös. Ja põhimõtteliselt siis ongi, et noh, nüüd on see, et kõiki neid diile ja üldse kõik mingid lepingud ja kõik ma nagu bounce'in nagu Toomasega, sest temal on vaata see know-how ja juba see kogemus olemas, eks ole. Ja samamoodi kõik nagu pakkumised käivad nagu läbi tema, sest ja see on nagu ilgelt nagu hea nagu vahelüli selles mõttes, et ongi tema oskab kindlasti küsida nagu õigemat ja õiglasemat hinda, kui mina nagu oskaks, julgeks või nagu teaks küsida, eks ole. Ja samas on ka see, et tellija jaoks, eks ole, kes teeb selle päringu, on see, et kui mina otse kirjutan talle, noh mis iganes, et näiteks, et ma tulen sünnipäevale, noh mingi suva, et näiteks see maksab 500 €, eks ole. Siis, ja kui tema jaoks on see palju, vaata, siis tema kohe seostab ära, et pagan, see Jaagup Tuisk on nagu ilgelt ahne vend, vaata. Ja ongi mis iganes, siis noh, ongi tal jääb see maik kuidagi suhu, ta võib-olla räägib seda edasi või ongi mingi nagu siuke halb maik, et miks ta nii ahne on, vaata. Aga kui on see vahe nagu lüli, siis see on nagu tegelikult, no ongi, et see nagu nii-öelda neutraliseerib selle nagu ära või et noh, et ongi, et see ei ole see, et nagu mina otseselt ahne olen, aga jah, et manager, noh. Aga noh, et on lihtsalt siuke ülihea nagu vahelüli, et ma ei pea nagu otseselt olema seal vahel ka ja ma olen lihtsalt ütlemata halb mingi meilidele vastaja ka, mul jäävad need niimoodi istuma pikaks ajaks ja siis jäävad tegemata ka paljud asjad, et sellepärast on nagu ilgelt hea, et see vahelüli nagu seal vahel on ja no ongi kõik lepingu küsimused või üldse nagu kõik küsimused, mis mul tegelikult karjääriga või kas või teen mingi uue TikToki, eks ole, ja siis alati küsin Tomilt üle, et kuule, et mis sa arvad, vaata, kas võiks midagi teistmoodi, Et see on ilgelt hea, kui keegi on tegelikult nagu hingega ja selles mõttes ta on ju lepinguliselt minuga seotud, vaata, või mina olen nendega seotud ja ongi tegelikult see on just hea, et temal on, noh, see saab, eks ole, mingit protsenti minu tegemistest, aga see tähendab ka seda, et tema on nagu hoopis teistmoodi nagu ise investeeritud ka sellesse, et see nagu, et minu siis nii-öelda karjäär oleks võimalikult nagu suur success, eks ole, või läheks nagu võimalikult hästi. Ja see ongi nagu, noh, see ongi suurepärane koostöö nagu punkt, eks ole. Justkui nagu suurem vend, kes aitab su edule kaasa, kes ütleb, et näed, et sul on paat, sul on aerud, on ja meil on siin kruusilaevad ootavad ees, on ja helikopterid, jahid, kõik jutud. Võtame suuremad aerud kätte ja aitan veel kaasa ka. Ma ei tea, kas see on nagu hea analoog, aga pigem on see, millest Toomasega, nagu Toomas aitab, mis mul oli nagu see, et mulle nagu veel meeldib, noh näiteks muusika osas ka, vaata, mulle meeldib ilgelt teha nii-öelda muusikat väga erinevates näiteks žanrites, vaata, ja väga erinevat mussi just ka, nagu mingi räpist ballaadideni. Ja ma ise nagu tundsin ka, et ma nagu täpselt ma ei leia seda enda nagu seda suunda või seda nagu fookust või enda nagu artisti suunda ka, eks ole. Ja seda õiget nagu image'it. Ja ongi Toomasega, ma tegelikult ise alguses võtsin lihtsalt Toomasega ühendust ja näitasin talle oma lugusid ja siis mõni aeg hiljem alles meil see deal nagu tekkis. Aga et ta aitabki mul seda nagu roadmap'i nagu panna välja, ongi tegelikult nagu ikkagi mitme aasta lõikes. Et okei, kus punktis me praegu oleme, kuhu me tahame jõuda, mis on need sammud, et me sinna jõuaksime, eks ole. Ja me nagu mingi selle nagu plaani järgi nagu kogu aeg lähme ja mul on ikka olnud tihti olnud tahtmis sellest plaanist nagu kõrvale põigata. Ja siis Toomas on mind suutnud nagu hoida sellel õigel joonel, vaata, või selle õiges nagu fookuses, mis ongi nagu väga õige ja sellepärast mul ongi teda vaja. Väga, väga lahe. Ma usun ise väga tugevalt accountability'sse ja ma arvan, et see on alati hea, kui on accountability partnerid ja inimesed, kes inspireerivad, motiveerivad ka. Igatahes. Meile meeldib võitmisest rääkida, tavaliselt Saamal küsib seda, ma küsin ise. Mida see tähendab sinu jaoks? Mida tähendab sõna võit või üldse võitmine, see tegevus?
no esiteks mulle ilgelt muidugi meeldib võita ja kellele ei meeldiks, eks ole. Aga ma arvan, et noh, kui võitmine nii-öelda suuremas kontekstis, ma arvan, et see tähendabki seda, et ma saan nagu, või nii-öelda vähemalt minu jaoks nagu elus võitmine tähendab nagu seda, et ma saan olla nagu õnnelik sellega, mida ma teen ja ma saangi teha seda, mis teeb mind õnnelikuks, eks ole. Ja samal ajal ma saan nagu elada siis viisil ja teha kõike, mis teeb mind õnnelikuks. Kui see makes sense. Kui see sinu jaoks make sense, siis ma arvan, make sense. Jah. Ma tõlgendasin seda lauset nii, et a la ma teen neid asju, mis loovad mulle väärtust ja teeb justkui seda happiness feelingut. Ja samal ajal see nii-öelda vastupidine efekt tekib ka seal siis, et nii-öelda mitte, et ma ainult seda tegevust teen, vaid see tegevus loob siis mulle ka seda nagu kuidagi vice versa. Ma ei tea, ma tõlgendasin kuidagi. Jah, ei, igatahes. Ja see on hea väljend, aga see on alati finantsinimeste väljend minu arust see, et väärtuse loomine või minu arust on. Aga ei, see on iga... See on see business väljend. Loome väärtust. Ja, loome väärtust, jah. Tekitab hea ainesõdund inimestele ja okay. Just. Mis okei, me rääkisime võitmisest, me rääkisime mentoritest, eeskujudest, inimesed, kes sind inspireerivad. Peale oma papsi nüüd ja oma isa ja ka manager'i. Ja. Kas sul on veel eeskujusid või kelle poole sa vaatad, et kelle moodi sa tahtsid olla või kelle moodi sa tahaksid olla või noh, peale selle, et ma usun, et sa tahad enda moodi olla, et aga kelle... Ei, muidugi neid mentoreid ja iidoleid ja neid nagu muidugi on. Noh, muusikalises mõttes mulle on alati meeldinud näiteks Charlie Puth, üks selline artist, kelle puhul mulle on just meeldinud täpselt see sama, et ta põhimõtteliselt kirjutab ja loob ja salvestab, produtseerib nagu kõik oma lood põhimõtteliselt nagu nullist alates ise, mida ma olen tegelikult põhimõtteliselt siiamaani olen nagu enam-nähem nagu teinud ka. Et ongi ta kirjutab, produtseerib, loob, salvestab ja ta teeb seda nagu väga ägedalt ja oma näoliselt. Ja seega nagu üks näide on Charlie Puth, jah, ma mõtlen veel, kes ongi, ma olekski öelnud, ma arvan, Paps ja Toomas kindlasti sinna alla ja kes veel? On sul Eestis olnud, ütleme nii, mingisuguseid selliseid lauljaid, kes on võib-olla ka ikkagi väga palju või artiste või kes iganes on ju selles nagu selles valdkonnas, kes on justkui nagu venna eest olnud, et suunanud, aidanud, jaganud võib-olla oma kogemust ja kogu seda. No ma arvan, et kõige rohkem selle kirjelduse alla lähekski, ma arvan, Uku Suviste, sest me oleme vaata juba tõesti nii pikalt ju tegelikult nagu tundnud ja nad kunagi võtsidki mind sinna tuurile, kui ma olin mingi 12, eks ole. Ja me siiamaani tegelikult ikka tihti või mingite eriprojektidega eelmine aasta me tegime nüüd Koit ja mina ja Uku tegime jõulutuuri, eks ole, koos ja aasta enne seda me olime Ukuga vaata mõlemad Eesti laulul, eks ole, kus me olime seal superfinaalis, eks ole, olimegi see klassik teleka pilt, eks ole, ja siis on kaks seda nii-öelda kaamerapilti kõrvuti ongi mina ja Uku, eks ole, sest me olime, eks ole, top 2 ja siis top 2 võistlejad ja siis oligi siuke tore moment, et me nägime ka ju seda ekraani, vaata, et me oleme mõlemad nagu koos pildi, siis vaatasime ja siis Uku tegi mingi siukse liigutuse ja siis ma tegin talle vastu, vaata. Ja siis et meil ongi kuidagi nagu alati on nagu hästi klappinud ja Uku kindlasti ma võin teda nii-öelda oma nagu suure vennana nagu muusikaris kindlasti nagu pidada. Et alati, kui mul on mingit nõu olnud vaja, siis ta seda annab
ja samas ka vastupidi, sest ma olen ju ka see lugu, millega Uku võitis nüüd teist korda selle Euroka, eks ole, või selle Eesti Laulu tähendab. Et seal ju mina aitasin tal seda, mina lavastasin tema selle muusikavideo ja lavastasin ka tema selle Eesti Laulu finaali nagu show, millega ta võitis, et meil ongi selline vastastikune see selline, jah. Mis tunne sul tekkis, kui öeldi välja nagu, sest ma arvan, et see on ka mingis mõttes olnud ju üks väga suur hetk sinu elus, kui sa olid sul superfinaalis, üks highlighti kindlasti nagu, kus kindlasti jäi nagu puudu, on ja. Et mis tunne sul sel hetkel olid, kas sul sel hetkel olid nagu, äge küll on ja teadvustama nagu fuck, nagu, et ma võidan selle nagu ühel päeval ära. Või oli nagu see, et tore on lihtsalt siin olla, et ma pole nii kaugele või kuidagi siin nagu kunagi jõudnud, on ja. Ja, see oli väga nagu üllatav selles mõttes, et see lugu, miks ma arvan, et see lõpuks toimis ka, oli see, et see lugu ei olnud vaata üldse kirjutatud Eesti Laulu jaoks, mis nagu ma ütleks, et 75% lugudest tihtipeale nagu seal on. Ongi kirjutatud selle eesmärgiga, et lähme nagu Eesti Laulu ja mitte, et sellega oleks midagi nagu valesti, ma olen seda ju ise ka teinud, aga võt see lugu ei olnud niimoodi kirjutatud. See lugu oli tegelikult kirjutatud ainult nagu ühele inimesele, eks ole, ja nagu sinna konteksti ta oligi nagu mõeldud, aga siis kuna nagu sõpradele ilgelt nagu see lugu meeldis ja ta oli selline, ta oli täiesti vaata midagi teissugust, ta oli nii nagu kastist välja see lugu, et ta oli jah midagi täiesti nagu teissugust ja siis kuidagi me jõudsime selline, et aga äkki saadame Eesti Laulule. Ja siis ma lõpuks saatsin ja väga sealt ei oodan midagi. Ja siis hakkas kuidagi inimestele see lugu ka, ütleme pärast seda avalikustamist, kui need lood välja tulid, kes said, juba sealt alates nagu hakkas see lugu nagu väga inimestele meeldima ja eks seal oli ka see kogu see kontseptsioon, mis seal nagu ümber oli ja see muusikavideo kindlasti, kus oligi see neiuga see koreograafia ja selle muusikavideoga oli veel pull lugu see, et jälle ütleme hea näide selle kohta, et ma ei võta nagu eid vastuseks, oli see, et mul alati tekib mingite muusikavideotega tihtipeale nagu lugu kuulates tekib nagu mingi klikk või mingi nagu shot, mis ma näen või mingi money shot, eks ole, mis ma näen, et siia nagu megalt hästi sobiks. Ja Beautiful Lie video puhul oligi üks selline kaader, kus neiu tõuseb nagu niimoodi öelda lamades või nii-öelda sellili tõuseb nagu vihmaringi keskel nagu üles, eks ole. Ja selline mingi kaadri idee tekkis mul nagu lambist, eks ole, et ongi mingi vihmaring või selline veering ja siis seal keskel tõuseb nagu neiu niimoodi nagu taeva poole või mis iganes, eks ole. Ja siis ma kohe Papsile ka seda nagu ideed rääkisin. Paps muidugi asjana ütles, et kurat, et seda ma ei tea ju, et kas seda me suudame teha. Ja siis ma ütlesin, ei mis seal siis ei ole, et võtame nagu need torud ja augud sisse, eks ole, ja mingi konstruktsiooni külge ja pumpame vee sisse ja ongi olemas, vaata. Ja siis lõpuks, eks ole, ta oli nõus ja lõpuks me tegimegi kahekesi selle ära, me võtsime maalt veepumba ära, eks ole, mis on maakodusaru, tõime selle veepumba, siis käisime, otsime ehituspoest neid PVC-sid, eks ole, ehitasime Papsi töö juures oleva mingi konstruktsiooni külge või mis iganes leidsime. Mul Paps on ka tõesti nagu kuldsete kätega mees, sest ta ongi ju puuõpetaja olnud. Seega, ta tõesti nagu kõik asjad oskab ära, mis ma kunagi olen osanud talt nagu soovida nagu. Ja kõikidel võtetel alati on ta ka ilgeks abiks. Ja siis ongi, ehitasime selle vihmaringi, ise puurisin kõik need mingi paarsada auku sinna torude sisse, eks ole. Ja lõpuks nii see nagu toimiski. Jah. Et ei tohi eid vastuseks võtta, jah. Ja millest ma enne rääkisin, seda ma ei mäleta. Everything is possible. Ja. Aga ma korraks selle Eurovisiooni, sa vist käisid kaasas, on ju, Ukul? Ei, Ukul ei käinud, aga Stefanil käisin kaasas. Stefanil käisid kaasas? Jah, Stefani show'd lavastasin. Millal me sind seal artistina näeme? Jaa, see on väga hea küsimus. Ma ise tahaks ka teada, kelle käest küsima. Et ei no idea. On sul mingisugune selline eesmärk nagu ikkagi see? Eesmärk on kindlasti minna, muidugi. See oleks, see on alati olnud väga suur unistus. Eesmärk on muidugi minna ja see täiesti oleneb sellest, et mis hetkel see õige lugu nagu tuleb lihtsalt, ma arvan. Või et mis hetkel ma oskan selle kirjutada.
Stiigil vist läks ka ju päris pikk aeg enne, kui ta Eurovisioonile jõudis päris seal. Vist jah. Palju selles mõttes. Ega Ukul samamoodi ju, ta käis ikka mitmeid kordi enne, et kuni ta võitis. Aga ei, seda ma ei taha ka teha, ma ei taha nagu olla ja mitte üldse, et seda nagu halvasti öelda, aga ma ei taha ka olla vaata see nii-öelda konkursilaulja, sellepärast ma ei tahagi iga aasta ka Eesti Laul käia, sest lõpuks sa oled lihtsalt inimeste jaoks nagu see, ta on see konkursilaulja, iga aasta käib seal. Jah, täpselt, et sa ei taha nagu seda või nagu ma isiklikult nagu otseselt ei taha seda ka, et ma tahan ikkagi olla nagu eraldiseisev nagu artist ja siis okei, kui on õige lugu, siis ma lähen Eesti Laulu. Nice. Millal sul on olnud siukseid justkui raskemaid hetki, kui ei ole väga isiklik, aga selline hetk, kus sa mõtled, et no pergale ma ei tee enam nagu kõik, I'm done, täiesti null. Aga sa ikkagi otsustasid, et hei, ma ei anna alla, ma lähen edasi. Ja. No ma ütlekski, et suurimaid selliseid hetki oli tõenäoliselt siis, kui oligi täpselt see, et ma olin seal, oligi 2020, eks ole, ja ma olin Eesti Laulult saanud nagu ilgelt hea nagu momentumi vaata. Sest ma ikkagi numbrite poolest ja ka selles mõttes vähemalt ikkagi suures osas rahvatoetuse poolest nagu ma olin üks nagu favoriite, eks ole. Ja ma tundsin, et täiega, et mul on see rahva kuidagi backing nagu olemas, vaata, või nii-öelda see rahva toetus nagu. Win the hearts of the people, ja et igatahes ma tundsin, mul on nagu mingi äge momentum, vaata, ja juba olidki mingid ägedad mingid keikad, vaata, bookitud ja bändivärgi oleks saanud nagu väga kiirelt käima ja kõik nagu võimalused olid lahti ja siis tuli see freaking koroona, eks ole, ja killis nagu kõik ära, vaata, kohe. Ja ta oli ju nii pikalt meil see ka, et ta killis täiega selle momentumi ära. Ja siis mul oli nagu see lihtsalt, et mitte et otseselt nagu nullist alustaks, aga lihtsalt selle momentumi osas, nagu, sest momentum on minu arust ülitähtis, vähemalt mulle endale tundub nii, et õige nagu momentum on ülitähtis ja see killis selle ära ja siis ma mingit mussi nagu andsin välja ka. Ja siis sellele läin nagu mingi hetk väga hästi ja siis ma olingi nagu, enda jaoks olin nagu sellises veits nagu loomingulises augus või et nagu, mis ma siis teen või nagu, et kuidas ma nüüd jah nagu edasi või et kuidas ma seda momentumit tagasi loon. Ja siis kindlasti oli mingi hetk nagu selline allaandmistunne ka, aga ma pushisin sellest läbi ja nüüd mul on jällegi äge on see, et taaskord on tunne, et see momentum on nagu selles mõttes tekkimas. Et ongi kuidagi see aasta juba on nagu nii palju ägedad toimunud ja ägedad projektid ja ootan ise ka huviga, et kuhu see kõik välja viib. Tahtsingi tegelikult siia vaikselt lõpetuseks küsida, et tõmbame otsad kokku, aga täna selles mõttes oled sa ikkagi väga noor. Jah, igatahes. Mis meie ka? Jah. Oled sa mõelnud, et what's next? Mis on mingisugune järgmine selline mägi, mida ma tahaks nagu saavutada või lihtsalt praegu ongi selline olla sellisel heal sagedusel saades momentum käima ja vaadata nagu jooksvalt, et mis see elu nagu mulle toob ja mille ma vastu võtan nagu? Ja. Mul on kuidagi endal tunne selline, et mul pole pointi väga nagu ette pikalt nagu mõelda ja lihtsalt sellepärast, et juba kas või see pool aastat, mis praegu või mitte pool aastat, aga see nagu aasta, mis praegu 2023 on olnud, nagu näitabki seda, et need uksed avanevad nagu nii ootamatutest kohtadest. Vähemalt ma ise tunnen, et mingid täiesti ongi mingid ootamatult mingid uued projektid, ongi kas või see Kanal 2 saade, nagu me ei oleks üldse seda pakkumist oodanud, aga see on mega äge, et see tuli, eks ole, ja see on mega äge võimalus mulle nagu ennast näidata ja enda nagu mitmekülgsust näidata ja samamoodi mingid lavastamise projektid, kui Lambist igatahes üks igatahes mind kaasati seda muusikaauhindade galale ja Rally Estonia ja just ka sinna lavastusliku show poolde. Kutsuti mind nagu kampa
Magnus Müürsepa poolt, kes on Eesti üks suurimaid nagu üldse nagu ürituskorraldajaid ja telekorraldajaid, eks ole, teleprojektide korraldajaid, kutsus mind kampa, et ma olen näinud, et sa teed ägedat asju, vaata, ägedaid show sid, et tule aita meid ka, vaata. Ja ma saangi istuda nagu ühes lauas reaalselt nagu Eesti tipprežissööride, Eesti tipp nagu valgustajate ja nagu sihuke mingi VIP-laud nii-öelda või nagu nii-öelda koosolekuid nendega pidada ja enda input'i nagu üritada anda ja et ma ei oleks seda ka seda teleprojekti ja seda lavastamisprojekti, et ma ei oleks neid asju never mingi pool aastat tagasi nagu osanud vaata ette näha. Et need uksed avanevad kuidagi nagu nii ootamatult, et seda on nagu endal ka äge jälgida ja ma sellepärast ei panegi mingeid nagu kindlaid nagu plaane. Et muidugi plaan on see, et kogu aeg nagu grindida edasi ja anda endast nagu maksimum ja küll selle baasil avanevad ka need uued uksed. Jah. Väga äge. Hea vastus. Jah. Ma mõtlesin, küsin, et kuidas saavad inimesed, fännid sinuga kõige rohkem justkui kontaktis olla, kõige rohkem engage ida sinuga? No tõenäoliselt ikkagi läbi sotsmeedia. Instagram, TikTok, jah. Et ma olen nagu, tegelikult ma olen nagu ise ka mõelnud, ma tahaks tegelikult mingit nagu, uut projekti selles mõttes, et vaata, sotsmeedia ja kõik see, et sinna saab küll nagu sisu toota, eks ole, aga ta miskipärast mulle endale tundub, et ta ei ole ikkagi selline mingi vahetu nagu sisu natukene või et kuidagi lauludega samamoodi, et paar korda aastas annan teid lugusid välja, eks ole, aga tahaks kuidagi nagu, ma tahaks nagu rohkem mingit sisu nagu toota tegelikult. Ja siis ma olen ka mõelnud, et me oleme ju pikalt mõelnud juba, et mingid ka, et kas mingit nagu podcast'i või mingit uut nagu videosisu või midagi ma tahaks nagu ilgelt nagu toota või mingit uut nagu asja alustada ka. Aga eks on see, igatahes, et eks on see sama asi, et kui jälle võtta mingi uus asi juurde, siis tõmbab fookuse nagu muude asjade pealt kõrvale, eks ole. Ja nii edasi, et ja pole nagu võib-olla selle õige nagu ideeni nagu jõudnud ka, aga tegelikult tahaks midagi uut ja freshi nagu kuidagi teha. Nii et kui vaatajatele ja kuulajatele on mingid ägedaid ideid, mida soovite jagada, et hei, kuidas me saame Jaagupiga rohkem engage ida, siis andke tuld, kirjutage, joonistage, helistage talle. Igatahes. Okei, ärge öösel helistage, aga ja kindlasti likeige, subscribe'ige ja seda videot ja kui te saite sellest häid mõtteid või nii-öelda nagu ettevõtjatele meeldib öelda väärtust, siis followge, likeide ja subscribe'ige. Me teeme, mis me veel teeme? Instagramis, TikTokis. Ühesõnaga, meie oleme ka igal pool kättesaadavad ja kui sulle meeldis lihtsalt mingi osa Jaagupi loost võib-olla, mida sa ei ole varem kuulnud, siis klikka peale ja vaata. Ja muidugi viimane asi ka, et subscribe'ige palun Jaagupi YouTube'i kanali ka, sellepärast, et seal tuleb videosid. Ja tead, kui palju kordi on mu elukaaslane lasknud sinu seda Ed Sheerani lugu 1 miljon korda. Jah, ma usun, jah. Nii et andke tuld ja aitäh teile ka. Ja, kuulge, aitäh teile, äge. Tüma, tšau.